Tere pärastlõunat, lugupeetud hõhvlased ja tere tulemast festivali selle formaadi juurde, mis minu pärast üldse ühe muusika või filmi või ükskõik millise muu žanri festivalide puhul ongi võib-olla kõige olulisem. Filme võib kodus ka vaadata või Tartus või Tallinnas või Haapsalus hiljem kinos. Aga asjast rääkida ei saa, sest asjast rääkijad sõidavad ju spetsiaalselt festivali ajaks tavaliselt kokku. Ja muidugi pool mõnu on üheskoos filmi vaatamine, aga teine pool mõnust või veel suurem osa võiks olla see mõnu, mis siis tekib asjast rääkimise juures. Ja see järgmine tund võikski nüüd sellele pühendatud olla. Kellegi jaoks ei ole ilmselt saladus, millest see kokkusaamine siin sünnib. Ja kokkusaamine siis sünnib lääne elus ühel hetkel avaldatud, varem valmis kirjutatud. Ivar oskab kindlasti öelda kuupäevaliselt täpselt, mis kuupäeval ilmus siis kohalike kirikuisade selline ühispöördumine, mis ei olnud nagu selles mõttes oli ühis, et siin ei ole küll ole kirjutanud kõik osa, kes siis defineerisid või püüdsid sõnastada midagi, mis võiks nii-öelda lõpetada HÖFFi finantseerimise linnavalitsuse poolt. Kahjuks teine pool ehk siis selle pöördumise kirjutajad otsustasid üritusel mitte osaleda. See ei ole ka nende kuidagi kohustusega ülesanne või miski, milleks nad oleksid olnud sunnitud tegema. Küll aga saame siis teha sellise ühepoolse võib-olla, aga keegi ei sega ka ju nii-öelda sekkumast sellesse debatti ja õigustamast ja selgitamast ka võib-olla nende samade vaadete osas, mis siis selles pöördumises paika pandud said. Kuna ütleme, need rääkimise tasandid peavad olema nii-öelda samakeelsed. Ja kuna ma teadsin, et on väike võimalus, et Tiit Salumäe on täna siin siiski kohal, Tiit Salumäe, kes ei kirjutanud sellele pöördumisele alla, oli Tiit Salumäe üks põhjus, või mis minu jaoks avas täiesti uue nii-öelda teadmiste koridori või käitumise koridori. Paar aastat tagasi toimus Haapsalus üks selline, kas oli ka pealkirjastatud, suur piibli ettelugemisüritus. Ja mul oli võimalik selles samas kirikus lugeda piiblit ette vist äkki veerand tunni jooksul. Ma olen kusagil äkki selles nimekirjas ka, saab pärast kontrollida, kes seda tegid. Ja mulle tundus, kuna ma vahepeal ei ole Haapsalus käinud, siis ma jätkan sealt, kus asi pooleli jäi. Siis ja otsisin üles ikkagi kristlasena või kristliku kultuuriruumi esindajana kodus oma piibli, mida ma aeg-ajalt ikkagi loen ja kasutan ja mulle meenus sealt üks koht. Ma annan korraks mikrofoni ja otsin need kohad üles. Ega ma nüüd väga suurt pattu ei soorita, kui ma teie juuresolekul piiblit ette loen. Ei suurt, väga tore. Ja see koht on siis kõigepealt Moosese 5. raamat, pühapäevane päev ka, väga sobilik ka peale kõige muu veel. Ja siin on juttu siis, ma mõtlen kohe selle, aitan kontekstile kaasa, käsud sõja puhuks ja paljud ütlevad ka, et meil käibki nagu selline arvamuste sõda või meediasõda. Ja üks käsk siis sõdade puhuks on selline, see on punkt 8 Moosese 5. raamatust peatükk 20. Ja värbamispealikud rääkigu veel rahvaga ning ütelgu, mees, kes kardab ja on ara südamega, mingu ja pöördugu koju, et tema vendadegi süda ei kaotaks julgust nagu tema süda. Ja see nagu piiblitekst tegelikult ütleb väga hästi, et miks meil see debatt täna nagu päriselt ei õnnestu, et kui päriselt kindel ei ole, kui on natukene nagu arga meelt, siis parem ollagi kodus. Ja tegelikult ka selles mõttes on see ju täiesti sisuline pool. Miks me arvame nii, nagu me arvame, saame me järgmise tunnikese jooksul siin rääkida. Ühelt poolt on siis, ütleme, kiriku inimeste niisugune kartus või selline tähendab vastuseis põhjendatud. Ja ta on põhjendatud
loogiliselt, mitte sellepärast, et see õige oleks. Asi on selles, et kõik see tähendab horror ja ütleme õudus ja kõik sellised filmid erilise populaarsuse võitsid pärast 60. aastaid alles nimelt tulid nad, ütleme, päris niimoodi juhtivale kohale siis nende filminduses üldse. Varem on nad olemas, esimene juba 1920 ja võib-olla kõik teavad siis vendade Lumiere esimest filmi 1895, et rongi tulemine sinna Pariisi ühte raudteejaama. Kõik teavad, et terve publik põgenes saalist ära, see on teadnud. Aga mida see publik tegi pärast? Tuli saali tagasi. Tuli saali tagasi, et nautida hirmu. Tuli saali tagasi, et nautida hirmu ja vaatas mitu korda veel, kuidas rong talle otsa sõidab. Võt siin on nüüd üks põhjus. Teine põhjus on see, et sel samal 60-ndail siis tulid kõik bugi, rock and roll, Beatles, eks ole, tähendab vaba värss ja proosasse teadvuse vool ja kõik, ütleme niisugune moodne asi, hipindus ja pruut ei pidanud enam olema süütu ja nii edasi, sellised asjad kõik kokku ja ma kujutan ette, et üht siis konservatiivse ilmavaatega inimest, mitte ainult selline Haapsalu festival, see õudusfilmide festival pahandab, vaid kõiki neid, mida ma loetlesin. Ja kui me võtame selle ühes pundis kõik kokku, see on selge see, et inimesed said pahaseks, nii et see minu meelest, ma võin eksida, on see tähendab laiem see nähtus üldse, kui me nüüd neid asju vaatame. Ja need õudusfilmid on, milleks need on? Kõigepealt on see žanr on pärit folkloorist. Ainult üks žanr ei ole folkloorist pärit, seal kus on põnevik, detektiiv, selle mõttes Edgar Allan Poe ise välja, geniaalselt esimesest teosest Mõrtsukad ja Rue Margaux on tänaseni pühendanud. Kõik filmid, kirjandusteosed, kõik need edasi, näidendid, kõik teised on olemas folklooris. Kaasa arvatud, tähendab see õudusasi. Meie vanaemad, vanaisad jutustasid tondilugusid, jutustasid krattidest, jutustasid kõik nii ja jutustasid ise põnevust tundes rehe toas piiru valgusel ja nendel oli väga põnev seda kuulata. Siin selline isand Freud, keda üht-teist muidugi teame, on ka põhjendanud, miks inimene vajab hirmu, miks ta tahab hirmu tunda. See on siis nagu kaitserefleks, ütleme kaitserefleks tal ja teiselt poolt ka niisugune surmatung. Inimene tahab surra, sellepärast tahab ta hirmu tunda. Teistel, kes võib-olla surmatung ei põe, erinevalt Freudist ja freudistidest, temal on see just kaitsetung surma vastu. Nii et me vaatame neid õudusi selleks, et olla elusad, olla terved ja nii edasi. Mulle tundub, et õudusfilm on üks väga kristlik asi. Et see raamatus, millest ma siin hetk tagasi ühe lõigu ette lugesin, väga palju räägib hirmust ja räägib isegi õudusest. Ka seda sama sõna on eestikeelses versioonis 2-3 korda kasutatud. Õõv, jah. Õõv. Et see hirm ongi miski, mis tegelikult kuulub ka nii-öelda kristliku maailmavaate juurde. Kuidas teile tundub see mõte? Ma tähendab praegu siin Kristust kaasa ei võtaks ja võtaksin võib-olla inimese sellisena, nagu ta on ja võib-olla siis tõepoolest paljude inimeste püüdluse Jumala poole, kaasa arvatud kristlaste püüdlust, aga eraldi ma Kristust ei võta, sest meie esiisad rääkisid meie maal, Eesti maal, neid õudusjutte, neid tondejutte, neid kratijutte, need tunduvalt varem, kui siia jõudis Kristus. Kogu maailmas, ma ütlesin, see on folkloori žanr, on need õudukad tuntuvad üle 2000 aasta vana ja Kristus meil teatavasti on umbes 2000 aastat vana, nii et Kristus otseselt siia ei puutu, aga inimene, kes on ka paljud inimesed Kristus endale teinud siis nagu usuks ja tähedaseks ja tähtsaks ja on jätnud selle hirmu vajaduse, hirmu tundmise vajaduse, ükskõik kas ta siis päästab inimest surmast või kutsub inimest surma poole, nagu Freud tõlgendab. Nii et sellisel tähtsus, nii et ma Kristusega ei ühendaks seda asja üldse. Ja me ei peagi seda tegema kahtlust. Ikkagi,
kas on midagi selles õudusfilmi žanris, kuidas see õudusfilmi žanr on nagu kujunenud? Et kui me näeme, et ta 60-ndatel algas, kas on olemas... 60-ndatel plahvatas 60-ndatel ja absoluutselt, sest et on ju 30-ndatel filmides täpselt samamoodi, 20-ndatel selliste õudusfilmi temaatika on ju olemas kõik, eks. Et kas on veel mingid sellised nii-öelda vood või liinid, kas me saame erinevat õudust kuidagi, kui paljudesse... No jah, see on nüüd, ma kirjutasin sellise raamatu, et kes nagu tõesti üksikasjade vastu huvi tunneb, see on filmidraamatehnika. Tartu Ülikooli kirjastus andis selle välja ja ma vaatasin ise nalja viluks, lugesin üle, et umbes 20-30 õuduse ja põneviku filmi allžanri olen ma loetlenud. Aga need ma ei ole peast välja mõelnud, vaid olen sõnaga filmikirjandusest need võtnud ja püüdnud siis eesti keelde tõlkida. Sulgudes on ka ingliskeelne sõnaga vaste. Nii et neid on üsna palju. Kas on mõni seal, ja ma saan aru, et on olemas selline loomingu vabadus, õigus eneseväljendusele ja nii edasi, aga samas uurijal on võimalus ka mõnda sellist žanri põlastada. Kas teil on õudusfilmide žanris mõni selline alaliik ka, mida te tõesti arvate, et see ikka puhas jama või et seda tegelikult žanrina ei oleks vaja käsitleda ja parem oleks, kui see üldse hääbuks ja kaoks? Ma lugesin ühte BBC sellist žurnalistika raamatut ja seal on öeldud, kui esitatakse küsimus, millele te vastata ei oska või millele on väga raske vastata, siis öelge, et see on hea küsimus. See on väga hea küsimus. Ja ma pean praegu ütlema, et see on tõesti hea küsimus ja ma pean natuke mõtlema, võib-olla siis pärast ütlema, ma ei oska praegu nii kauti vastata. Ja? Aga anname siis, kas keegi soovib praegu küsida midagi, mis oleks natuke vähem hea küsimus? Ei paista olevat. Sten Saluver võtab järgmisele mikrofoni ja Haapsalu festival... Kas ma pean seisma või ma võin istuda? Sa võid põhimõtteliselt istuda, sest et see legaliseeriks ka minu istumise kuidagi. Tunneksin parem ennast. Ja aitäh. Sten, kui palju tegelikult... See on lahtine küsimus hästi, et kui palju tegelikult ühe Haapsalu-suguse linna jaoks sinu vaatenurgast kõigepealt tähendab see, et siin on kande kinnitanud nende aastate jooksul selline festival nagu Krõv? Väga palju. Et ma natuke siit Olevi jutust võtaks nagu üle, et nagu Olev ütles, et esimene on see, et kindlasti me ei tohiks rääkida ainult õudusfilmist, et me võiksime rääkida žanrifilmist, eks ole, sest see, mida me siin Haapsalus ka näitame, et need ei ole ainult õudusfilmid, siin on dokumentaalfilmid, siin on fantaasiafilmid, siin on ulmefilmid, et tegelikult, ütleme, et kui me jääme sellest väga kitsalt õudusfilmist rääkima, eks ole, et siis see võib-olla annab sellele diskussioonile ka teatavat sorti nagu ühekülgsus, et võib-olla me räägime siin filmidest, mis siis, ütleme, ei ole sellistes klassikalistes draama või muudes formaatides, et ma arvan, et see diskussioon peaks olema esiteks laiem. Teine asi, kust ma võtaksin Olevilt juttu jälle üle, on see, et see žanrifilm, eks ole, ei ole puhtalt siis kristliku kultuuriruumi fenomen, eks ole. Ma tulen siia natuke hiljem tagasi, et elades ise päris palju Aasias, Jaapanis ja praegust kirjutades ka mu doktoritööd festivali majandusest ja festivalide mõjust ja üldse sellisest tööstusest, eks ole, siis žanrifilmid on ka väga levinud Jaapanis, eks ole, nad on olemas Hiinas, nad on Koreas, nad on Lõuna-Ameerikas ja nii edasi, eks ole, et teatavat sorti, ma võiks öelda siis kihku oma folkloori mingisuguse formaadi realiseerida, et see on igal pool olemas, et see ei ole midagi ainult ainuomast või ohtlikku, mis on selles meie praeguses ruumis toimub. Aga kui tulla siis nagu selle festivali temaatika juurde tagasi, siis ma tegin natuke statistikat. Ütleme, maailmas on umbes 50 sellist väga suurt ja arvestatavat žanrifilmide festivali. Et on isegi üks suur organisatsioon, meie nimi on Melee, ehk siis fantastiliste filmide festivalide föderatsioon, eks ole, kuhu kuulub hetkel 22 festivali. Ja nende hulgas ka väga suuri festivale, eks ole, et näiteks Sitgese filmifestival, mis just tähistab sellel aastal oma 50. sünnipäeva, umbes Barcelona külje all, Haapsalu-laadne linn, muuhulgas sai eelmisel nädalal Kataloonia valitsuselt Püha Jüri Risti oma tegevuse eest selle piirkonna ja selle kogukonna arendamisel, eks ole. Putsoni filmifestival siis Soulis, mis ütleme siis võiks olla nagu meie mõistes Keila,
kus siis selle nii-öelda kohaliku omavalitsuse abil arendati täiesti suvalisest tööstuslinnast välja siis nii-öelda žanrifilmide keskus koos igasuguste koomiksimuuseumite ja muude asjadega, seal käib igal aastal umbes 200 000 inimest, eks ole. Fantastic Fest Ameerikas, nii edasi, et tegelikult need festivalid, neid festivale on päris palju, seal neid toimub erinevates kultuurides, me võime rääkida isegi selliste festivalide võrgustikust ja isegi täiesti nagu erinevatest ärimudelitest. Ja kui ma nüüd siis hakkaks nagu mõtestama, et miks need žanrifestivalid on olulised, eks ole, et üks muidugi hästi oluline asi veel, et selge on see, et see valdkond, millest me praegu räägime, ei ole mingi friikide pärusmaa. Et kui me võtame näiteks praegu Cannes'i filmifestivali programmi või võtame Berliini filmifestivali programmi, siis nendes programmides on päris palju ka žanrifilme või filme, mis ei mahu enam meie sellisesse klassikalisse nii-öelda draamakäsitlusse, eks ole, ja seetõttu me võiks ju siis esitada siin küsimuse, eks ole, et kas siis on Cannes korrumpeerunud või mis on siis lahti, et see tööstus ja need kriitikud selle asja vastu tunnevad huvi ja ma arvan, et siin on mingid teatud sellised, ma arvan, et see põhjus on selles, et see formaat ise võimaldab üllatada ja luua mingisuguseid muid, nii-öelda panna vaata sellisesse ootamasse olukorda, aga see ei ole meie tänase päeva teema loomulikult. Aga ma lihtsalt tahtsin selle välja tuua, et tegu ei ole mingisuguse marginaliseeritud nähtusega. Aga kui ma nüüd hakkaks siis nagu teoreetiliselt vaatama, et mis nende festivalide mõju on kindlasti nagu see, et see žanrifilmide seltskond või kes me siin täna oleme, see on väga lojaalne ja ta on teatavat sorti subkultuur, eks ole, kes on vähe nii-öelda siis selles mainstream meedias representeeritud, seetõttu igasuguste selliste konventsioonide, festivalide suhtes on ka väga suur lojaalsus, eks ole. Ja mul on väga hea meel, et paljud inimesed, kes siin täna saalis on juba üle aastakümne meiega siin olnud, eks ole, ja see, et need kogukonnad on oma siis sellise nagu meelelahutuse tarbimise eesmärgil nõus kuhugile minema, eks ole, ja sinna aastad tagasi tulemas omab ikkagi väga suurt majanduslikku mõju. Et see on selles mõttes nagu väga oluline. Ja ma võiks tuua nagu paar näidet siia. Et minu jaoks nagu kaks sellist head, isegi 3 head näidet on. Et esimene näide on Jaapanist. Seal Põhja-Jaapanis ehk siis Hokkaido saarel on üks väike linn nimega Yubari, ta on natuke väiksem isegi kui Haapsalu. See linn oli kuni 90. aastateni tööstuslinn, see olid söekaevandused ja siis kuna see linnapea oli suur žanrifilmide fänn, siis kuulsad Takeshi Kitano eesvedamisel asutasid sinna 88. aastal filmifestivali. 90. alguses tööstus pandi kinni, linn läks pankrotti, noored jooksid linnast ära ja nüüd nagu 20 aastat hiljem 2 asja, mis hoiavad seda linna nii-öelda töös. Muuhulgas keskmine vanus on seal kuskil 55-60 vahel, et see on selles mõttes selline pensionäride linn. Esimene asi on suvine melonikasvatus. Teine asi on talvine festival, kuhu tuleb 10 000 inimest ja ma olin üle-eelmisel aastal seal festivali žüriis ja siis see linnapea nii-öelda siis esines selle kõnega, mis oli festivali avakõne, et tere tulemast meie 10 000 inimest siia, et palun selle nädala jooksul sööge meie kohalikke toite, elage meie hotellides, käige meie ontsenites ja jooge meie saket, et me saaksime põhimõtteliselt suveni nagu vastu pidada, eks ole. Ja kõik, kes seda nagu korraldasid, olid sellised väga armsad vanamõmmed, eks ole, kelle külalislahkust me nagu nautisime, aga tegelikult minu jaoks oli see selles mõttes nagu väga liigutav, et linn, mis iseenesest on nagu suremas või oleks juba surnud, eks ole, siis see festivali tegevus tegelikult hoiab teda käigus, et see on nagu esimene näide. Teine võib-olla selline suurem näide, eks ole, on Sitges filmifestival, mis on juba 50 aastat vana. Me ei saa enam rääkida jälle mingist marginaliseeritud üritusest, vaid me räägime festivalist, mis on läbi aastakümnete kasvatanud filmitegijaid, sealhulgas näiteks umbes Alejandro Amenabar või Antonio Banderas näiteks, eks ole, kes on sealt nagu välja kasvanud ja nii edasi, ja Sitgese mõju on juba praegu selles mõttes niivõrd suur, et nad tegelevad filmide arhiveerimisega, nad tegelevad ülikooli programmidega, nad tegelevad siis põhimõtteliselt regiooni turismi arendamisega, inimesed sõidavad sinna tagasi, see on 100 000 külastust sellel festivalil. Et see majanduslik mõju ja see kogukondlik mõju, mida nad siin avaldavad, on ikkagi väga suur. Ja viimasena pika jutu lõpetuseks on see, et olles nüüd nagu mõtiskenud ka selle peale, et mis võib-olla kogukondlikel tasanditel toimub, siis mingil väga imelikul põhjusel Euroopa Liit panustab sellesse valdkonda päris tõsiselt. Ja see eeldus seal ongi just see,
tavaliselt sellised žanrifilmid, kogu see olemus on väga kiire. Kui sul on hea idee, kas siis festivali või sündmuse või filmi tegemiseks, siis võrreldes sellise klassikalise draama või Euroopa filmiteoga, kus 5 aastat räägime, siis 5 aastat tootame raha ja siis võib-olla see film saab nagu valmis, eks ole, siis selles meie valdkonnas nii-öelda käib see hästi kiiresti. Ja ta ongi selline formaat, mis tõmbab välja need kogukondlikud lood, olgu see siin Haapsalu Valge Daam, eks ole, või siis kusjuures selle Jaapani festivali maskott on vampiiri hammastega melon. Kahju, et ma ei saa seda pilti siin näidata, aga on päris naljakas, et võtab ikkagi selle kohaliku folkloori, ta annab sellele mingi teatavat sorti sellise nii-öelda kiirenduse ja omab siis nagu head mõju noorte filmitegijate kasvamisele, kuid ka siis nii-öelda publiku arendamisele, et laias laastus minu selline pistel võib-olla oleks selline ja ma ei tahaksin veel oma nagu perspektiivist öelda ka, et ma ei ole selline inimene, kellele meeldiks iga päev vaadata õudusfilme, aga ma leian, et see žanr on mingi žanr ja kogu see formaat on selline, mis võimaldab võib-olla asetada meid sellistesse vaatenurkadesse ja käsitleda sündmusi, mida me muud moodi ei saaks teha. Ja ma veel lõpetan ühe näitega, et Justin Kurzel, kes on teinud ka muuhulgas Macbethist filmi, tema esimene film oli Snowtown, mis räägib 90. aastate lõpus ühes väikelinnas toimunud mõrvajuhtumist ja ta räägib seda žanrifilmi vormis. Ja ma arvan, et see film vähemalt minu jaoks oli nii tugev antitees vägivallale, nähes seda, mis nagu päriselus nagu toimub, et ma ei usu, et kui selle asja oleks lahendanud klassikalises draamavormis, et selle filmi mõju ja tema nii-öelda kriitiline tagasiside ja mõju ühiskonnale oleks nii suur. Ja sa rääksid praegu hästi palju sellisest majanduslikust kasust ja ma saangi aru, et see on see, mida sa nüüd uurid ja vaatad, aga milline kasu sellistel festivalidel on sellele kultuurikeskkonnale ja ma ei mõtle mitte Haapsalu, vaid sellele žanrile enesele. Kas see, et Haapsalus toimub festival, on kuidagi oluline Eesti filmikultuuri seisukoha pealt ka või mitte? No absoluutselt, et sellised festivalid on hästi oluline koht ka noortele filmitegijatele, sest et kui ei oleks žanrifestivale ja kui ei oleks žanrifilme, siis me võiksime kriipsutada maha terved generatsioonid filmitegijatest, olgu selleks siis Francis Ford Coppola või mida iganes, eks ole. Ja meil Eestis, kes kõik on tulnud näiteks legendaarse Roger Cormani nii-öelda käe alt, eks ole, James Cameron, Jonathan Demme, mida iganes, eks ole, et see on mõnes mõttes ja žanrifestivalid ongi selline üks suur eksperimenteerimise nii-öelda taimelava, kuhu sa saad tulla oma hullud ideedega välja ja testida ja seetõttu ta on hästi oluline osa kultuurielust ja teine asi, mida ma kindlasti tahan ka siin rõhutada, et miks Haapsalu, et okei, me võiksime viia selle nagu Türile ka või ükstas kõik mingisse teise kohta, aga kui Haapsalus on olemas see folkloor, siis minu jaoks on ka kohaliku omavalitsuse tasemel või riigi tasemel oluline ka see, et me hajutaksime neid sündmusi üle riigi, et meil oleks ka siis selline paljusus sündmuste tasemel ka regionaalselt. Ja ma võin ka seda öelda, et väga palju sellest, et see kultuurimaja on siin renoveeritud, et siin on hea projektsioon, eks ole, ja kõik see on kestnud, tegelikult toimus ju tänu festivalile ja meil oli väga hea koostöö ja see oli ka meie huvides, eks ole, et läbi selle tuua kohalikke inimesi kinno, et kindlasti selline regionaalne aspekt ja just sellise taimelava aspekt on kultuurilises kontekstis väga tähtis. Miks HÕF, et miks mitte näiteks midagi sellist, mis oleks toonud oluliselt rohkem inimesi kohale sellises soliidses eas inimesi, näiteks armastusfilmide festival ja mida oleks saanud müüa ilusate punaste südametega ja sõbrapäeva paiku juba müüa seal pileteid ja nii edasi, et miks üldse tekkis see plaan, et Haapsalusse peaks tulema siis seda sorti žanri filmide festival? Kõik asjad saavad kusagilt alguse ja ega ma väga täpselt ei teagi, kust kohast siis see Haapsalu õudusfilmide festivali idee alguse sai. Aga üks väga oluline hetk oli loomulikult see, kui ma umbes 20 aastat tagasi ostsin siia Haapsalu lähedale ühe maja,
kus kummitab muuseas, väga tore maja on. Ja nii ma seal nende kummitustega koos siis toimetasin. Ja ühel hetkel kutsuti mind lahkelt oma karmavõlga vähendama Haapsalu kultuurikomisjon. Selline asjandus on siis, ma ei tea, kas see tänapäeval on veel, aga see on siis selline koht, kus siis mingid Haapsalu nagu vabatahtlik tuletõrjujate värk, et siis mingid inimesed, kes siin Haapsalus on, kogunevad seal linnavalitsuse uhkes saalis ja siis arutavad, et kuidas nüüd selle kultuuriga siis Haapsalus on ja mida siin nagu tegema peaks. Ja selles mõttes minul nagu hirmsasti vedas, et kuidagi sai siis see minu üsnagi lihtne huvi filminduse ja filmide ja kino ja ka õudusfilmide suhtes leidis siis sellise mõnusa rakenduse seal kultuurikomisjonis ja ma proovin nagu ära seletada, kus see loogika siis seal oli. Ehk siis Haapsalu, nagu me väga hästi teame, on suvel imeline linn. Siin toimub igal nädalavahetusel vähemalt 3 üritust. Siia sõidavad inimesed kokku küll Ameerika autodega, küll tont teab millega. Siin mingil veidral kombel on ta saanud ka sellise retrotümaka pealinnaks Eestis. Mulle tundub vähemalt Itaalia disko on siin väga au sees ja ühesõnaga suvi on imeilus, aga siis tuleb kurb sügis ja talv ja see selline veider kevad nagu sel aastalgi ja siis ei toimu siin Haapsalus mitte midagi. Põhimõtteliselt võib isegi niimoodi minna, et kui pimedamal sügisõhtul käid mööda Haapsalu linna, ei kohta ühtegi inimest. Mis iseenesest linnal ei ole ju hea. Linn peaks olema elus kogu aeg ja midagi toimuma. Ja seetõttu kultuurikomisjonis tuligi siis anti nagu ülesanne või briif, et mida pagan teha siin Haapsalus sellist, mis toimuks pigem siis sellisel külmal ja rõskel ajal, aga mis pakuks huvi siis nii linnaelanikel endale, aga kindlasti tooks ka siis linna sadu ja sadu külalisi. Ei ole see hõhv üksinda, et ei pea võite rahulikult magada, te ei ole ainsad, kes linnaeelarvest raha saavad ja saab ka selles mõttes arutleda võiks ju kõikide nende nii-öelda festivalide toimumise üle Haapsalus, et kas see on siia sobiv. Et ma arvan, et ja see ei saa ka lähtuda sellest, et kes parasjagu on seal valitsuse koosseisus või kes istuvad nüüd seal volikogu laua taga, et kas nendele isiklikult see žanr pakub midagi või et kas nii nagu te ilusti ütlesite, et üks õudne värk, et ma arvan, et väga palju linnavolinikest või valitsusest, kes nende otsuste juures on, kuidas eelarved aastast aastasse kujunevad, ei pruugi olla üldse seda festivali külastanud. Küll aga see on nii-öelda hea tahte avaldus, koostöö, leppe, mis on kunagi sõlmitud ja see noor intelligentne publik, kes Haapsalut külastab festivali nende päevade vältel, ei ole mitte kuidagi kahjustanud ei linnamainet ega toonud kaasa midagi sellist, mille tõttu peaks üleüldse sellel teemal nagu diskussiooni algatama. Küll aga jah, see algatus tuli nii-öelda siis grupi vaimulike poolt, mis siis on tõstatanud täna ka selle küsimuse meie lauda. Kas see, korraks lisaks, et kas see oli grupp vaimulikke või see oli ikkagi nende isiklik arvamus?
ma ei tea, võib-olla Tiit, kas... Tiidu käest ma küsin pärast seda, et see vist oli ikkagi grupp vaimulikke selles mõttes, et kuidas seda eristad, et nad vist ei ole küll arutanud seda omavahel, ma saan aru, selles mõttes see ei ole nagu kiriku nagu ametlik seisukoht. Ma küsin seda, kas see kiri tõi iseenesest linnavalitsusse veel mingit korrespondentsi kaasa, kas linna kodanikega suhtlus selle kaudu nagu suurenes, kas tulid ka kirjad, mis toetasid seda pöördumist või mis vastandasid seda pöördumist või kukkus selles mõttes ainult ajakirjanduse jaoks huvitavale pinnasele? Ei ole eraldi ühegi grupi või ka üksikisikute poolt tulnud ei toetuskirju ega vastuargumente, küll aga me aktiivselt ikka loeme meie kohaliku meedia, ühesõnaga kohaliku ajakirjanduse veebiversiooni artiklitest ja ka kommentaare sealhulgas. Et ma pigem võin öelda, ajakirjanikud on siin täna meiega Lääne-Elust, et Tarmo ja Lemmi, et pigem on need olnud nagu festivali toetavad. Aga ma selle pinnalt ilmselt ei saa mingit üldistust teha, aga lihtsalt, et see selline kommentaar. Lisaks sellele uuringule, mis teie tegite siis umbes aastal 2010, kui oli viimane Minu festival, siis me korraldasime ühe publikuuringu PÖFi poolt ja need tulemused nagu näitasid seda, et haapsallased ütlesid, et jah, me võib-olla seda festivali isiklikult ei külastaks, küll tuli sealt selgelt nagu välja see, et jah, et me tahaksime, et see festival siin oleks, sest seal festivalil oleks mõju. Muu hulgas, mis puudutab siis neid selliseid pöördumisi, siis aastal 2006, kui oli teine festival ja mina seda esimest korda tegin, siis Lääne-Elus ilmus üks kommentaar ühelt lugejalt, kes väga vihaselt siis ütles, et kindlasti selle festivali korraldaja on satanist ja endine narkomaan, nii et te olete siis minuga kohtunud. Ja ei pea me ennast üheks ega teiseks, aga mõnes mõttes mulle tundub, et eks sellised teemad kerkivad ja ma usun, et oluline osa sellest diskussioonis on aru saada, et miks nad kerkivad ja ma usun, et me korraldajatena tahaksime sellele pakkuda mingisugust selgitust ja ei näe siin mitte mingit vastuolu. Saadame sellist ringiga otsi tagasi. Tiit Salumäe, ma küsin teie käest nüüd siin jõuame nagu selle lõpuosa juurde, et miks teie alla ei kirjutanud? Kas teile ei näidatud seda või teile tundus see mingil põhjusel allakirjutamist mitte vääv? Mitte ainult mina, vaid sellel ei ole pooled alla kirjutanud. Nii et see on üks esimesi müüte, mis on oma elu hakanud elama, justkui oleks mingi ühise pöördumisega tegemist. Seda absoluutselt ei ole. Me saame iga kuu saame esimesel esmaspäeval vaimulike kokku. Seda ei ole kordagi arutatud. Nii et selles mõttes jah, see, mida nad kirjutasid, nemad peavad ise selgitama. Loomulikult sellele tekstile ei saanudki alla kirjutada, sest sellel tekstil puudus substants. See oli puht poliitiline sõnavõtt ja niisuguste asjadega ei ole meil kombeks ühineda. Ma muidugi ütlesin ka sel korral, et EKN, Eesti Kirikute Nõukogu on üks, kes istub PÖFi selles žüriis ja meie EKN-i ja kirikute juhid olen isegi käinud seal üritustel, et mis siis siin väga palju teistmoodi on. Sest tegelikult me oleme ühe asja nagu natuke liiga lahti kiskunud ja see Haapsalu kuvand kui Valge Tammi kuvand, see vääriks ka muidugi natuke rohkem lahtirääkimist, tegemist ei ole ju, see on augustikuu, see on Maarja kuu, see, kes seal ilmub, on Neitsi Maarja tegelikult ja see Valge Tammi legend tuli 19. sajandi keskpaigas, kui tekkis huvi, et niisuguses kohas peaks mingi legend olema. Peaksime tagasi minema, kui me tahame õudustest rääkida, keskaega, surmatantsu temaatika juurde. Nii et neid asju ei saa nii võtta, et see oleks mingisugune kirikute seisukoht. Kahjuks mitte. Kui te räägite natukene enda seisukohast, ja võib-olla natuke eemaldume nüüd sellest nagu pöördumist, mõtleme lihtsalt selle žanri, mõtiskleme selle üle, et miks me inimestena
usklike olenditena. Olev Remsu küll ütles, et siin kirikuga väga suurt pistmist ei ole, aga ma arvan, et kirik on nii-öelda väga paljudes lugudes ainest andnud õudusfilmide loojatele. Et mis see teie jaoks on, miks inimene uskliku olendina tahab seda lugu näha, ehk seda õudusfilmi, miks me tahame seda ikkagi vaadata? No kui me võtame piibli kätte ja loeme sealt erinevaid raamatuid, võtame näiteks Johannese ilmutamise raamatu, siis sealt me leiame ju väga palju lugusid, mis kvalifitseeruvad õudustena. Ja surmatantsu temaatika, mida juba nimetasin, keskajal ilmselt pööratigi sellele nii-öelda reaalse ja kujundliku maailma vahel kasutati kujundliku maailma rohkem. Reformatsioonis tuli rohkem mõistus ja paljud need keskaegsed traditsioonid, mis nüüd ka nendes filmifestivalis näiteks esile tulevad, seal on ju paljus tagasi minev keskaega ja keskaja temaatikasse. Kui palju me üldse, ütleme sellises maailmas, kus me elame, me ei hakka seda pikemalt laiemalt nagu defineerima, et kui palju teie näete on sellist põhjendatud soovi seada mingeid piire, sõnastada need ja kehtestada ja kas sellel on kõiges mingi selline jumalakartlik alus? Selle küsimuse teise poolega proovin meelitada teid väga konkreetselt teile mõtlema, aga kuidas te näete, et millest tekib see soov piiride kehtestamise järele? Mina oleksin tsensuuri suhtes väga ettevaatlik. Mina olen tulnud veel nõukogude ajal kirikutööle ja mäletan väga hästi, kuidas siis tõmmati piire ja teatud sõnade kasutamine oli keelatud või mitte soovitatav. Mäletan, et ükskord ühe jõululaululehe nii-öelda tsensuuriks kooskõlastamisel oli seal laul Rahvas vaene, rahvas pime ja usuasjade volinik ütles, et seltsimees Salumäe, kuidas niimoodi? Nõukogude inimesed harva tulevad kirikusse, jõuluõhtul tulevad kirikusse, te panete nad laulma rahvas vaene, rahvas pime. Kuidas see läheb? Nii et mina oleksin igasuguse tsensuuri suhtes päris ettevaatlik, sest meil on sellega ajaloolised kogemused nõukogude ajast ja siis käis ju tõesti vaidlus, olgu siis avalik meedia, raadio, televisioon, tegelikult väga nüansside üle, et niisugust aega mina tagasi ei tahaks. Aga ikkagi ütleme, et ka ju piibel, ka sõna ise kehtestab mingeid piire ja reegleid. Inimese asi on muidugi seda tõlgendada ja siis otsida oma maailma jaoks neid piire ja reegleid. Et kui me natukene mõtleme lihtsalt selle loo peale, mille pärast me siia oleme kogunenud, et kus kohas see tahtmine tuleb, kui me jätame selle välja, et see võiks olla puhtalt poliitiline soov? Ma ei oska öelda, kas siin on midagi muud kui poliitikat? Selge, aitäh. Ja, meil on saalis ka küsimusi, liigutame seda mikrofoni küsijate poole. Tere, mina olen Merle Mäesalu ja volikogu liige ja Marek Reinasi poolt mainitud kultuurikomisjonist on saanud tänaseks päevaks haridus- ja kultuurikomisjon, mille liige ma ka olen. Et ma püüaks võib-olla sellele viimasele küsimusele vastates avada selle pöördumise ühe tahu, millest siin täna pisut vähem juttu olnud. Lihtsalt ma ise tõlgendasin ja kultuurikomisjonis seda pöördumist arutades seda hoopis teist otsapidi, et me teame, et Haapsalu linnal on raha vähe. See 7000 eurot, mis selle HõFi toetuseks antakse, et ühte otsapidi suur, teist otsapidi väike raha. Aga laiemas pildis huvitas meid see, et kui palju üleüldse Haapsalu linna eelarvest erinevatele festivalidele toetust antakse. Valgetalmi aeg on see, mis saab kõige rohkem, see on 12 000 ja siis järgmine juba ongi HõF. Ja siis pisut väiksem, aga samas kategoorias saab meil toetust Augusti Blues.
ja kui siin eestkõnelejad on rääkinud festivalide majanduslikust tulususest või mõjust, siis HÖFFi kohta küll ei ole niisugust hästi suurt uuringut tehtud, aga see vist oli mõni aasta tagasi äkki EAS, kes uuris üle-eestiliste festivalide mõju piirkondadele ja rahalist mõju samuti ja Haapsalust just ainukesena oli Läänemaalt, oli siis see Augusti Blues. Tulemus see, et üks sisse pandud euro annab tagasi 4 eurot. Ja kuhu me siis nagu jõudsime, on, et kui festivalid ajapikku kasvavad ja nad on ju, võiksid ise majandavaks nii-öelda mingil hetkel nagu jõuda ja saada. Et sel hetkel võiks mõelda, kui palju peab avaliku maksumaksja raha nende festivalide toetuseks andma. Et kultuurikomisjoni linnavalitsuse esindaja, kes ütles, et on nii-öelda kokkulepe, et festivali aasta-aastalt toetatakse 7000 euroga. Et nagu ma aru saan, siis ka linnapea on lubanud, et neid toetussummasid ja seda jaotust vaadatakse ümber. Et tulevikuks siis ütlen ma seda, et mina isiklikult väga toetan kultuurilist mitmekesisust. Ma paraku ei ole kordagi käinud HÖFFil kuulamas. Nüüd tekib huvi ikkagi ja vaatamas, et tulla järgmine kord vaatama, aga see, kuidas me rahastame, see on siis nagu niisugune tehniline pool, millega linnavalitsus ja linnavolikogu edasi tegelevad. Et otsest küsimust mul vist siis ei olegi. Aitäh selle kommentaari eest, et tuleksin siia tagasi, et loomulikult on väga hea, et me sellist diskussiooni kuuleme, sest ka kui ma nüüd võib-olla siis Pimedate Ööde filmifestivali esindajana seda kuulen ühe korraldajana, et siis loomulikult oleks väga hea arutada, et mis on need kohaliku kogukonna ootused ja lootused sellele sündmusele. Aga mille peale, mida ma kindlasti tahaks öelda, et väga lihtne on midagi ära tappa ja väga lihtne on midagi nagu juurde ehitada. Et üks asi on see, mida EAS kindlasti mõõdab oma sellise väga selge, ütleme 1 euro versus mingisugune 2 euro ja selle koha pealt ütleme Augusti Blues ja HÖFF võib-olla ei ole väga selgelt nagu võrreldavad, eks ole, et me peame, ütleme siis see võrdlusmoment peab olema väga selgelt sarnane, et ühe puhul on tegu väga, ütleme siis laiale massile suunatud üritusega, teisega ikkagi on tegu, ütleme võib-olla siis nagu subkultuurile nagu suunatud üritused, et see võrdlus ei ole nagu väga adekvaatne. Aga teine asi, mida me kindlasti peame ka mõtlema, on see, et milline on siis see rahvusvaheline tuntus, mida see festival on Haapsalule nagu toonud, eks ole, ja ma võin lihtsalt öelda ka seda, et see festival on siiamaani ainus Baltimaade nii-öelda žanrifilmidega tegelev festival ja ikkagi teatud, ütleme siis filmitööstuse perspektiivist on HÖFF teinud ära väga palju tööd, et see investeering, mis on 7000 eurone, et kui see nüüd, ma saan aru, et selles pöördumises oli idee teha näiteks Kirillus Kreegi muusikafestival, olles ka natuke muusikavaldkonnaga seotud, et siis me võime natuke teha ju puhtaid arvestusi ka seda, et kas me saame sellise toetuse eest, ütleme, millise nii-öelda rahvusvahelise mõju me saavutame, et kas me saame väga head interpreedid, milline on selle ürituse nii-öelda kvaliteet oma sihtgrupis ja nii edasi, eks ole, et seda kõike peaks selles valguses vaatama ka ja lihtsalt kiirelt lõpetades, eks ole, et tänu sellele HÖFFile näiteks praegusel hetkel Läänemaa Arenduskeskus, eks ole, arutavad seda näiteks, kas ja millistel tingimustel võiks ja mingisugust stuudiokompleksi rajada. Et see festival on natukene sellisest osaga mingisugusest laiemast asjast, aga juhul, kui need debatid peaksid tekkima, siis hea meelega tuleksin kohale sinna komisjoni. Aitäh! Kahe festivaliga seotud Augusti Blues ja HÖFF, ma tahaks täpsustada, uuring oli Konjunktuuriinstituudi tehtud ja see 1 sisse pandud euro versus 4 tähendab tegelikult ju seda, et linn tervikuna saab nii-öelda 4-kordselt tagasi kasu, mitte nüüd festival, vaid linnas tervikuna. Ja sama asi toimub ju tegelikult ka HÖFFiga. Vaadake, meie kohvikud on täis, eks ju, väljaspool hooaega, meie hotellid on täis, et see on natuke ma täpsustus. See käib mulle Kreinasi maja on täis. Ja see Kreinasi maja ja tahan öelda ka ja
see alguse toetus teie poolt sellele festivalile oli väga oluline ja väga suur. Et tegelikult Marek Reinasile tänu, et ta oma firmaga tookord aitas ikka väga tugevalt meil selle käima lükata. Nagu raamatu sisse saab panna kõik head, halba ja nii edasi, nii võib ka iga selle väike žanri sees olla siis üht ja teist. Ja milline siis oleks nagu ütleme vastuvõtmatu, see oleks siis see, mis õilistaks kuritegevust, mis õilistaks verd, mis õilistaks tapmist, vaat sellised filmid, ükskõik kuidas nüüd žanreerida. Ja ma natuke mõtlesin selles raamatus, mille 200 klassikafilmi käsitletud ja ega selliseid filme ei olegi. Muide ka Ristiisa ei õilista gängsterlust, ei õilista, kui hakkad vaatama niimoodi. Ja ükskõik kui sümpaatne võib see esimene ja teine Ristiisa sul olla nii, aga ta tegelikult mõlemad on hukka mõistetud. Ja ainuke film, mis praegu, võib-olla veel kui määrus orida ja oma raamatut põhjalt on see Balabanovi brat, vend. Võt seal on, ütleme, see nooremat venda, kes kahtlemata on veel hullem gängster, veel hullem tapja, kui see vanem vend oligi, kes ta tapmisele suunas. Võt seda nooremat venda on seal õilistatud kohe raudselt, sellele vastu ei saa. Ja eks niisugust asju ole kindlasti maailma filmikunstil paljugi on öeldud liialdatud nii mõnelgi puhul, kuid nad ei domineeri ja üldiselt jääb domineerima ühesõnaga headus, õiglus ja nii edasi jääb domineerima nagu siin festivalilgi. Isegi õudusfilmi puhul? Ja isegi õudusfilmi puhul, sest kokkuvõttes on ta siiski eetika, kõlbluse ja moraali teenistuses. Räägite õudusfilmidest, aga ma olen viimasel ajal väga palju vaadanud Nõukogude filmipärandit. Ja puhtad propagandafilmid ja millegi pärast ma muutun üsna oma ette lähen kängu ja nukraks muutun. See on üsna õõvastav, sellepärast, et see, mis meiega tehti, ma ei räägi siin nooremast põlvkonnast praegu, aga minu vanused ja veidi selle ümber. See oli küll õudus. Nii et kui me tahaks päris õudusfilmi festivali, siis me võiks teha siin Nõukogude aegse retro festivali ja siis te näeksite alles õudust. Kõige õudsem oli Timur ja tema meeskond, kuidas hakati lapsi kohe sirgudes kasvatama õigeks Nõukogude inimeseks. Aga see oli väike vahemärkus õudusfilmides. HÕF on rahvusvaheline festival. Ta on selliseks kujundanud ja Eestil ei ole ilmselt mitte kunagi, mitte liiga palju ülearu rahvusvahelisi kultuurikontakte. Need on alati vähe, neid peab alati olema rohkem. Et vastanduda rahvusvahelisele kultuurifestivalile, mis toimub Eestis ja toob meile sõpru, on ma ei hakkagi seda õiget omadussõna välja mõtlema, ütleme ülearune on kõige lihtsam. Aga teiseks, mis siin on mitmed kordi mainitud, on õudusfilmi ütleme siis laias laastus sellise terava süžeega filmi visuaalsus ja tema paigutamine kristliku, ütleme üldse Lääne-Euroopa kultuuri konteksti. Et HÕF-il on näidatud, kui mulle meenub paar aastat tagasi filmi Caligula, eks ole, mis on minu meelest üks kõige kristlikum film üldse, mida ma tean. See algab tsitaadiga, oli vist Matteuse evangeeliumist ja seal näidatakse meile valitsejad, kelle hinges on kõik 7 surmapattu täiesti ülemäära, üle selle punase joone peksnud ja me küsime endalt seda vaadates, et kas see on nüüd, mida me vaatame? Me vaatame paganlikku valitsejat ja me mõtleme ikkagi tänapäeva peale. Et Caligula oli mitmel pool keelatud, aga selle filmi sõnum on kahtlemata kristlik ja samamoodi väga paljude õudusfilmide üldine sõnum või olemus on ju hea võitlus kurja vastu. Meile näidataksegi hingi, koledusi, kurjusi, kes on Jumala endast täiesti ära heitnud. Üritavad, nad ongi, kurjus on Jumala puudumine. Ja seda meile ju see ütleb nii folkloor kui ka need filmid.